Tere kallid raadio- ja podcasti kuulajad! Mina olen Grete Podneks ning meie tänane saade keskendub folkmetalile. Räägime üldiselt folkmetalist ning muidugi ka pikalt laialt Eesti folkmetali tuntumaist esindajast ansamblist Metsatõll. Sellest kõigest on tulnud meile rääkima ansambli Metsatõllu liige Lauri Unapuu. Tere! Tere! Nii, ma küsin siis kohe algus, et mis on teie arvates folkmetal? No, folkmetal on väga lai mõiste ja eks see kogu aeg nihkub ka vastavalt sellele, et millised ansamblid ennast sellise nimega tituleerivad ja samamoodi nagu, ütleme, metali stiilid või nagu on muutunud ajast aega, et muutub ka selle folkmetali mõiste, et kõik, mis siis, ütleme, selle rahvalikuga segatakse seda metalmuusikat, et see võikski olla folkmetal, aga sellega poolest, et seal on väga palju erinevaid žanre, et nüüd olenebki, kes see siis nimetab, kuidas nimetab ja mis nendeks tingimusteks nagu võetakse, et kust maalt siis algab see folkmetal, et kui vaadata praegu seda, et kes nagu ennast folkmetali nimega nimetavad või mida rahvas arvab, eks ju, et mõnikord on ka vastupidi, et ansambel võib teha ükskõik mis muusikat, aga mis kriitikud või rahvas, mis nagu stiili teda arvavad olevat, et siis selle peale ta nihkub, et folkmetalil võib olla ju väga palju erinevaid neid selliseid värvikõlasid või ka ideoloogiat, eks ju, mis sinna sisse põimitakse, mis sellest siis teeb nii-öelda sellise vastuvõetava folkmetali või et kas on seal mingisugune rahvapill või siis kasutatakse rahva pärimust või kasutatakse mütoloogiat või kasutatakse rahva traditsioon, eks mingisuguseid vanu lugusid või laule või siis väga, väga üldiselt on lihtsalt, et kasutatakse nagu, et folkmetalit võib-olla, kuidas seda siis sõnastada, eks ju, et ütleme, et see folk ise on väga lai mõiste ja erinevad rahvad saavad sellest erinevat moodi aru ja kui nüüd nagu võtta nagu laia tarbe muusika või nagu kuulaja jaoks, et siis et tema ei pruugi ju olla mitte kuidagi moodi teadlik üldse mingisugusest mõistest, et kust maalt siis algab, kas on folkmuusika või rahvamuusika, eks ju, ka inglise keeles on ka, eks ju, kui folkmetal öeldakse, siis nagu folk tähendab ikkagi inglise keelt kõneleja inimese jaoks autorimuusikat või nagu uut loodud laulu, Eestis võib-olla paralleel, eks ju, kas Johansonid või Mari Kalkun, eks ju, et ütleme, kui sellisel lainel triivida ja mängida sinna, väljendada seda muusikastiili nagu metalit, eks ju, et siis nagu olekski nagu metal või folkmetal. Aga siin juures ongi see päris palju nagu küsimusi, et ei saa ju öelda, et kas nüüd on õigem või valem, et tegelikult et mõisted nihkuvadki vastavalt sellele, kuidas muusikakuulaja sellest aru saab ja seal ei ole mitte midagi valet. Samamoodi nagu pärimusmuusikast on saanud lihtsalt üldiselt lavaline autorilooming, mis triivib siis nagu selliste rahva traditsiooni klišeede tuules. Eks. Et see on väga, väga lai mõiste. Aga kuidas muidu teile tundub, kas folk-metali aluseks on pigem metal ja sinna sisse on segatud folgi tunnuseid või on see pigem vastupidi? Teil on folk ja siis metali tunnused sinna sisse? No see võib olla nii või naa, eks ju, kui Metsatõllu puhul, et siis tegelikult meil ei ole mitte mingisugust, ei töötle rahva muusikat. Et mõned ainult üksikud traditsioonilised nii-öelda, mingid 2, 3, 4 lugu on ja muu on kõik uus autorilooming, et see ei põhine rahvamuusikal, et meid ja selle tõttu ei saa ka päris öelda, et kas me mängime folkmetalit samamoodi, eks ju. Et aga võib-olla ongi see ka need kõlavärvid ja rahvapillid seal juures, et see
see teebki selle. Kindlasti see väga palju erinevat moodi saab olla, eks ju, et üks esimesi nii-öelda folk metal ansambleid, Skyclad, eks ju, kasutas väga palju oma tolle keldi ja inglise nagu kõlakeelt. Otseselt ka ei olnud rahvamuusikaga seotud, aga ometi see nagu kuuldus kõigile kõrvadele niimoodi, samamoodi kuidas defineerida iiri rahvamuusikat, eks ju, kui tehakse autoriloomingut, kohe tundub, et ahah, rahvamuusikat. Aga see võib olla nii või naa, eks ongi, et kuidas keegi teeb, et võib olla rahvamuusika põhine, võib olla metalli põhine, et ei ole ju nii oluline. Millal teie arvates Eestis hakati tegema folk metallit, kas te olite esimesed? Siin oleneb jälle, kuidas defineerida, kui võtta aluseks see, et laulda oma emakeeles ja teha metalmuusikat, et võrdubki juba folk metal, et siis võiks ju Tarapita olla selle võrra esimene, eks ju. Aga samas, eks ju, et üldse tol ajal folk metal oli nagu nii-öelda uus nähtus 90-ndatel, et sellist definitsioonigi täpselt ei olnud, et kuigi mulle tundus, et võiksime hakata ennast nimetama, et kui folk metal, eks, kui tullakse, pead ju kuidagi ennast defineerima, et mis ansambel te olete, eks ju, et siis teised ansambli liikmed olid üsna selle vastu, sellepärast, et see tundus nagu selline ma ei teagi, ebaturvaline ja võib-olla labanegi, et mis folk metal, mängime lihtsalt metalli. ja metalmuusikas on kogu aeg olnud selline nostalgiline suhtumine või selline nostalgiline väljendus mingisuguse vana aja ja müütilise ajastu järele, eks ju, et see on ka üks selliseid aspekte selle folk metali juures, mida kogu aeg rõhutatakse, et ongi, et kui inimene laulab rüütlite vallutustest ja lossidest ja kindlustest, et see tundub nagu maru folk ja defineeritaksegi kohe, folk metal, eks ju. Või keegi seal võtab, eks ju, piraadi metalli ansamblid nii-öelda, kes seal siis on. Piraadi teema on sees, on selline ajalooline ja nostalgiline vaade, eks ju, mingisuguse fenomeni peal, et või kas või viikingid, eks ju. Et ütleme, et metallis üldse on kogu aeg see olnud, kes iganes Diod ja kõik on laulnud kogu aeg igasugustest lossidest ja võitlustest ja mõõkadest ja see on üks selline metalmuusika sellised nagu atribuute, see ajalugu, et sellised ansambled loomulikult kõik ühes žanris, kui tegutsevad, et ikka siis üritavad nagu neil on omad eeskujud, eks ju, ja üritavad samamoodi samasugust asja teha ja see ajaloo teema on Eesti metalansamblitel ka juures olnud, kes iganes ongi täpselt see Tarapita ja Manatark ja kõik, kes seal siis olid. Ja. Kuidas sa muidu hindad selle stiilis nagu levikut Eestis, kas neid noori bände on nagu palju tulemas peale, on kedagi sugust silma paistvamat, kes teevad samasugust? Päris täpselt samasugust keegi ei ole hakanud õnneks või kahjuks tegema. Kuidagi moodi siis ütleme folk metalliks lahterdada. Kindlasti sellised ansamblid on, et ei ole väga palju kokku puutunud ja ei ole väga palju kursis, aga mõned, kes on sellistel kontsertitel esinenud, et ma nüüd ei teagi neid kõiki nimesid, Itk on mingi ansambel ja eks nad teevad ka tegelikult lihtsalt metalmuusikat, et seal juures on lihtsalt ongi see nagu rõhutatud rahvuslikkus ja koos ajalooga, eks ju, et siis see nagu teeks midagi sarnast stiili. Aga et pillidega ja seda Nick and Sons on, eks ju, aga küsimus ongi, et kas ta on metal, eks ju. Oort tegi kunagi, aga et umbes sama väljenduslaadiga, eks ju, aga Oort enam ei ole, aga ta ei olnud ju nagu metal otseselt. Nii, tundub, et siia oleks vahetuseks mõistlik lisada üks muusikanäide.
Ja me oleme oma saatega tagasi, et räägi, kuidas algas armastus nende muusikastiilide vastu, siis nagu pärimusmuusika ja metal ja... No metal ilmselt sellepärast, et sõbrad on ikkagi need kõige suuremad mõjutajad, ja need sõbrad alati nagu nügivad üksteist üles, et ütleme, sõpruskond või kes meil siis tollal oli, kõik kuulasid metalmuusikat või noh, see oli selline, ma ei teagi, noh, kuskilt keegi sai mingi salvestuse Iron Maidenit, eks ju, ja teine kopeeris tema pealt ära, et ütleme, noh, see on nagu metal on ka üks selliseid nagu elustiili muusikaid mingis mõttes, et ta ei ole lihtsalt nagu muusika pärast, aga noh, riietust ma ei ole kunagi nagu järginud, eks ju, aga kui vaadata üldiselt nagu metal subkultuuri, siis inimesed, noh, nüüdsel ajal võib-olla vähem, aga ütleme siis 30 aastat tagasi ikkagi järgisid seda nagu sellist väljenduslaadi seal nagu kõikides muudes eluvaldkondades ka, kui mitte ainult muusikas, eks ju, aga noh, minu jaoks ei ole kunagi eriti tähtis olnud, aga metal jah, koos sõpradega tuli ja vahetasime salvestusi ja selle võrrad ikkagi oli jah, nagu see niisugune elustiili asi või nagu vastandamine peavoolu muusikale mingis mõttes, et tollel ajal ikkagi oli see disko, oli see peavoolu muusika ja see oli ikkagi suhteliselt selline nagu lihtne muusika, et lihtsama helikeelega ja et noh, paljud sõbrad, kes tollal olid, et ei kuulanud ainult metalmuusikat, kuulasid ka klassikat näiteks, noh, ilmsesti meeldis kuulata mingisugust ka seal Mozartit ja Beethovenit, ütleme ka nagu see suhestus selle maailmaga natuke rohkem, ütleme, et seal on mingisugused sellised paralleelid tekkisid selles muusika keeles või väljenduslaadis, et ta ei olnud lihtsalt tavaline nagu meelelahutusmuusika, vaid oli nagu midagi sellist sügavamat, et no, paljud sõbrad, kes mul vähemalt on, kõik ei olnud ühte moodi, eks ju, kes mida hindas, mõni hindas basstrummi ja noh, nagu alati see asi on, eks ju, kui ka basstrummi nätakad kõvasti ei ole, et siis ei ole mingi muusika, et vahet pole, mida need kitarrid või see laulja seal teeb. Teiselt poolt ka muidugi nagu lüürika mulle ei ole meeldinud kunagi alati nagu kogu metalmuusika. Ja eks iga inimene otsib ka erinevat asja, aga kui need tollased peavoolu muusikastiili lüürika ei pakkunud mulle nagu suurt mitte midagi, et siis nagu erinevates metalliansamblites oli nagu sügavamalt ikkagi sees. Ja kus see pärimus siis tuli sinna juurde? Rahvamuusika koos metalmuusikaga ilmselt, noh, mingil määral ka loomulikult nagu oma sugulastelt, kes laulsid mingid vanu laule ja kui sugulased vaikselt nagu eest ära surevad vanemad sugulased, et siis ikkagi nagu mõtled jällegi nostalgia selle peale ja ütlemegi vanavanematelt ja vanavanematelt, kes maal elasid ja ütleme see elustiil või need mingisugused rahvalaulud, mida nemad laulsid, et see ikkagi avaldas väikesele poisile kõvasti muljet ja kui seda maailma enam ühel hetkel ei olnud, et siis pidi hakkama seda nagu millegagi asendama ja rahva muusika kuulamine või ise mängimine oli selline võimalus, et teiselt poolt ka muidugi, et seesama sõprade ring, kes meil oli, et me saime aeg-ajalt kokku ja noh, lugesime meil oli selline keskaja romantika, eks ju, a la ortusmuusikuse või mingisugused keskaja salvestused, mida me siis nagu üritasime järgi mängida akustiliste kitarride ja flöötidega ja siis lugesime muinasutte ja loomulikult ka Eesti vanu muinasutte ja siis ütleme, kodudes oli ju vinüülplaate ohtrasti väga paljudel, mis olid kõik sellised standard nõukogude vinüülplaadid, kust ei olnud nagu suurt mitte midagi kuulata.
et noh, need plaadid, mis kuskilt poest saada olid, aga et siis vastanduseks sellele olid siis ka ongi need Hortus Musicuse plaadid ja klassikaplaadid ja Leegajus ja Leigarid, ja Veljo Tormis, eks ju, mida sai väga palju kuulatud ja see avaldas ka mingisugust sellist mõju, et see oli selline noh, Eesti oma ja rahvuslik aga noh, see kiiks oligi, et ilmselt noh, vaata ühesugused inimesed leiavad üksteist ja ongi niimoodi, et selles samas sõpruskonnas nagu hinnati väga seda rahvuslikust maalähedust ja noh, kui et väiksena elasin Tallinnas Pääsküla Kivimäe kandis ja seal olid Pääsküla raba, Harku raba oli väga lähedal, et siis me sõpradega veetsime ka seal väga palju aegasid, et on ju selge see, et kuidagi noh, mets ja raba ja seal nagu aja veetmine ei aita kaasa eriti nagu sellisele disko ja arvutimuusikale või noh, arvutimuusikat siis väga palju ei olnud, aga noh, sai ka seda kuulatud, eks ju, Dungeon Dream oli väga fantastiline ansambel, eks ju. Aga ütleme see, et kogu see elu ja see sõpruskond, nagu mida me elasin teismelisena, kus nagu inimene kõige rohkem arenebki ja mõtlema hakkab maailma üleüldse, et see toetas seda rahvamuusika ja ka metalmuusika hindamist. Kus muidu teie esimene kontsert toimus ja kuidas emotsioonid olid? Mina mängisin esimest korda vist oli 3. Metsatööle kontsert. See oli Tartus, sõbra majas, mängisin vilepilli seal kaasa. Ega see eriti hästi välja ei tundnud, kogu see koosmäng ja logises nagu, ma ei teagi, 3-rattalise nõukogude aegse jalgratta sadul, eks ju. Aga meeleolu oli sellega poolest ülev, et äge, et olin küll palju muusikat teinud ja mingisugustes nii-öelda ansamblites mänginud või niisama enda lõbuks mänginud, aga no ütleme, nagu lava peal nagu metalansamblis ei olnud veel mänginud ja see oli nagu ikkagi võimas tunne, et äge, aga esimene Metsatööle kontsert toimus Alakülas 99 aastal, Tõrva lähedal siis on see ala ja seal annab festival Noorrock ja Sirje Põldmaa, kelle mees ka raudas töötab, väga hästi sain ka läbi Valgas korraldas seda festivali ja siis Metsatööl ise oli üles andnud ennast või pakkunud sinna, et võiks esineda ja jube äge hea ansambel on ja aga kui ruttu või kui kergelt Eestis siis see nii-öelda tuntus või edu tuli? Ma arvan, et tuntus ja edu tuli ikkagi sellest, et kui me lõpuks õnnestus ära salvestada Hiiekoja plaat 2004, et seda, et see fännibaas oli või noh, austajate, kes meil alati kontserdil käisid, oli kaunis palju kasvanud. Inimesed vajasid seda muusikat või vajasid, et keegi ütleks, et noh, see rahvuslikkus on tähtis ja meie rahvamuusika on tähtis ja Eesti, see on äge ja noh, et see oli juba nii palju nagu inimestel pakkunud, et kui me seal plaadi ära salvestasime, siis nagu võib ütelda, et võib-olla siis see nagu see hüppelaud oligi selle plaadi salvestam või selle avaldamise juures siis, et kaunis hästi sai tolleaegsete standardite järgi see ka sisse salvestatud ja võib-olla see ka näitas seda, et meil on võimalik ikkagi tolle aja standardid arvestades ikkagi kvaliteetset muusikat toota ja ka hästi mängida, kui pingutame, eks ju. ja kõik muu sinna juurde, eks ju, et kannelt mängisin juba siis, isegi spetsiaalne elektrikannel selle jaoks tehtud, et saaks mängida mõnes loos ja et selles oli ka võib-olla nagu see järgmine see etapp juures või see uudsuse kasutu, et kui ennem ikka need rahvapille nagu väga palju kasutanud, et ma mängisin ikkagi rohkem kitarri kui muid pille, siis kui need muud pillid nagu rohkem juurde tulid, et siis see oligi võib-olla see, et mida nagu inimesed ka ootasid, et tahtsidki, et oleks nagu veel rohkem seda, et veel rohkem kirsse tordi peal, et Kus teie esimene kontsert toimus välismaal? Meie esimene kontsert välismaal tegelikult
meie esimesed 2 kontserti välismaal olid Belgias ja üks nendest Sunrock, kas oli 2000, jah 2000 oligi, see oli päris kohe algus, ma nüüd päris täpselt ei mäleta, et mitmes kontsert see oli, aga see oli a la mingisugune esimese 10 seas olid need, eks. Et me sattusime sinna peaaegu nagu juhuslikult, oli selline võimalus, et mingisuguse Euroopa noorteprojekti raames minna sinna välismaale esinema ja meid sinna hea meelega võeti ja meie keskmine vanus oli ka alla mingi 24 või 27, ma mäleta, kus see piir täpselt läks, et pidi kokku arvutama, et milline meie keskmine vanus on, et siis kas me klassifitseerume noorteansambliks või mitte. Ja see oli väga meeleolukas, et ilmselt sel festivalil samal Sunrockil olidki kasutada mingisugused projektirahad ja pidi neid noori ansambleid sinna võtma ja panema need festivali päeva algusesse kohe mängima aga sellegi poolest, et meil kogunes päris palju festivali publikut sinna, mis ei olnud küll võrreldav nagu õhtuse publiku arvuga, aga sellegi poolest väga äge välismaal mängida ja tunda ennast nagu tõelise mehena. Teise kontserti organiseerimisime sinna juurde, meil oli seal samas Pääskülas tutvusringkonnas oli Erka ehk Eerik Kunila, kes otsustas hakata meie asju korraldama ja tuli ka Belgiasse kaasa ja korraldas meile teise Belgia kontserti. Ja ühes rockiklubis kohalikus ja meil ei ole muidugi absoluutselt mitte mingisugust aimu, et kuidas mingisugune klubi kontsert peab välja nägema või mis me peame selle jaoks tegema, et see normaalselt välja tuleks, mis me peab kaasas olema ja nii edasi, et meil olid oma pillid olid kaasas, mingisugused nagu sellist standardvarustust, et a la trumme ja midagi sellist absoluutselt ei olnud, eks ju, ja kui me sinna klubisse sisse tulime ja klubi omanik vaatas, et Erka oli meid ennem suureks kuusaks ansambliks kõnelenud, et kõik pool maailma läbi esinenud ja kõik ja puha ja kui me sinna sisse sadasime, siis klubi omanikul kukkus külmokk, kukkus ikkagi põrandani, kui mitte rohkem. Kui põranda laudu poleks ees olnud, siis oleks kindlasti sügavamale vajunud. Aga sellegi poolest oli väga sõbralik ja õnneks ta oli võtnud soendusesinejaks ka ühe mingisuguse teise ansambli sinna, kes siis klubi omanik vahetas kohe positsioonid ära, et see, kes meid pidi soendama, et meie soendasime teda ja aga vana Tallinn, mis oli kodus kaasa võetud, tegi klubi omaniku nagu südame soojaks ja andis meile süüagi ja kostitas ja kontsert tuli väga hästi välja ja võiks isegi öelda, et kui nagu lava poolt vaadates seda publikut, siis meile elati isegi rohkem soendana kaasa kui nagu teistpidi ja et see, kes pärast esines, et oli küll väga kogenud ansambli ilmselt ja kõik ja puha, aga ei omanud seda, nagu ilmselt seda midagi, mis meil oli, meid oli vähemalt naljakas vaadata torupilliga lava peal, eks. Millele te muidu keskendute enda laule kirjutades või nagu kuidas nende lugudest ideed saavad alguse? Ideed on ikkagi väga erinevad, nagu ilmselt iga muusika ja laulukirjutaja juures, et kõik laulud on sündinud omamoodi. Et ega seda ei oskagi nagu lõplikult keegi laulukirjutaja ilmselt mitte kuidagi seletada, eks ju, et ongi. Et mõnikord on meloodia enne, millele siis hakkad mõtlema teksti või millest see lugu üldse võib olla või kuidas see meloodia, eks ju, et meloodia läheks tekstiga kokku ka, et millest see meloodia võiks kõneleda või siis vastupidi, eks ju, et kui sul on mingisugune tekst ja tekstil on mingisugune nagu oma keeleline rütm juba ja et siis mõtled, et milline muusika siis seda iseloomustaks või kuidas. Ja lood on ka, lugud ja lood on väga erinevad ongi, et on kordi, eks ju, et kus ongi teed terve demo valmis, salvestad ära kõigile need pillid, eks ju, et me ei kirjuta need tavaliselt nooti, sest nagu see nagu raskendaks võib-olla arusaamist natukene, et mängid lihtsalt demod, mängid sisse, nüüd või tutvustad
õpetad kitarripartiid või trummarile trummimängus ma ei tea midagi, et kui tundub, et siin võiks teha nii või teha naa või siis ongi seal demo peal üritad selle arvuti trummiga markeerida sellist asja, mida sa mõtled või teistel jällegi samamoodi, et nad salvestavad või teevad või siis demovad, mina olen ainukene, kes on siin kaugel Võrumaal, teised on Tallinnas, et nad seal demovad, teevad, salvestavad midagi kokku, mingisugune, ongi see muu ansambel on ju üldiselt ikkagi nagu rütmigrupi peal, eks ju, et siis tekivad sellised looskeemid või mingisugused helistikud, eks ju, millele sa pead hakkama siis ja siis me saame kokku ja vahetame oma demosid, eks ju, et siis pead hakkama nagu nendele skeemidele mõtlema välja nagu mingisugust loogilist seletust ja meloodiaid ja sõnu või siis sõnu ümber tegema, eks ju, või pakkuma oma lahendusi ja teised jälle vastupidi, et saavad selle nagu minu demo näiteks või meloodiad ja mõtlevad, et kuidas moodi siis nagu nemad seda asja näeksid, et eks ansambli tegemine on alati üks suur kompromisside nagu värk ja eks ju, et vaidlemist ja ümbertegemisi tuleb alati palju, ega sellest ei pääse, eks ju, et kui palju loomingulisi inimesi, siis on vaja ka sellega nagu tööd teha, aga me saame ilusti hakkama, ei ole häda midagi. Aga kas Metsatüllul on nagu mingisugune konkreetne sõnum, mida nad tahavad nagu publikule edasi öelda? Mingi konkreetne sükene joon? Konkreetset sõnumit ei ole, et loomulikult nagu igal inimesel on, eks ju, on palju aateid ja palju mõtteid, mida tahaks öelda ja mida tahaks edasi anda, et kõikide lugudega neid mõtteid juures ei ole, et ikkagi muusika ikkagi peegeldab muusikalooja enda vaatevinklit, oma vaateid ja omi nagu mõtteid maailmast ja et meil on seda võimalus oma lugudega maailma muuta, kui me tahame, eks ju, me anname seda endale aru, muusikal on suur vägi, eks ju, et kui sa nagu laulad ühest sellest samast asjast kogu aeg, et siis see muudab, et inimest isegi siis, kui ta sellest sõnumist absoluutselt aru ei saa, eks keelebarjäär on teine muidugi, aga seal on ka jälle see muusikaline keel, mis on enam-vähem universaalne, eks, aga inimene tõlgendab ikka nii nagu tahab, aga sükest, ütleme sellist konkreetset sõnumit ei olegi, kui ainult see võib-olla jah, et mida me nagu oma muusikas väljendame, et ütleme sellist rahvuslikku kuuluvust või oma juuri ei saa ega tohi häbeneda. Et see on nagu võimas asi, kui inimene tunneb oma juuri ja tunneb selle üle uhkust ja mõistab ka seda teadmist omas elus ära kasutada või midagi sinna laadi. Aga sellega on meie saade läbi. Aitäh sulle, Lauri, et olid nõus siin rääkimas meiega. Polnud ka ju hullu maksi su metsades ürmele vaim. Ma olen mees, kes teavanu viide uskmida põõsal siis taas. Laulaksin teilge, kui päev oleks kiirelist karu, kui koopas suusis taas. Nüüd on mets jäänud lakka, neidude laulusti rüppame laas. Võssama teile, ärge võiske mind hukka, üks kord algab kõik see taas. Laulmehe meel on vahepidi sõlme, süssides sõnast nad aru ei saa. Kuulde on pärtid, kes salamisi palves, minust kahte nad ei saa. Ja vana kuradi vana isale tantsu tõrre sees.
tantsu torre sees.